Hei armas. Tere tulemast Draamaportaali. Ja kell sai 12.12. 12.02 oli Luna oma täisvalgustushetkes ja kell 12 algas meie ühe ema ärasaatmine Pärnamäe kalmistul. Me oleme seal nendega ja hoiame nende energiat siit koos selle täiskuu portaaliga. Vabaks sai üks imeline hingolend, kes oli mulle mitmed aastad emaks. Ja mina talle selleks oodatud tütreks 2 poja kõrvale. Ja meid tõesti sidus palju aastaid. Ja olen ma saanud kaasa temalt palju õpetusi oma eluteele. Nii nagu ma juba ütlesin ühes portaalis, et oli tema üks naisolenditest selles meeste maailmas oma lõputute naeratuste ja heasoovlikkusega, kes siis Eesti Televisiooni algusaegadest seda pilti ja otse-eetri pilti vahendas. Mul on hea meel, et ta on teisel pool, sest viimased aastad ei olnud tema jaoks väga kerged. Ja mul on hea meel, et ma saan olla siin temaga koos, mitte seal külmas surnuaias. Sina võib-olla meie portaali vaataja tead, mida tähendab surnuaed ja miks me sinna ei soovita üldse kellelgi minna. Miks neid aedu vanasti ei olnud, vaid hinged tõesti anti vabaks ja ka nende kehakostüümid vabastati. Aga mitte sellest ei ole meie tänane portaal. Tahtis saada jutakene oma tähelepanu siia algusesse ja tegelikult, kus me sinuga oleme? Võta omale soe teetassike, veetassike. Ja tule meiega sellesse täiskuu portaali. See täiskuu, kes meil siis särab praegu, on super täiskuu. Armas, sa tead juba, mis see tähendab, eks ju? See tähendab, et kuu on eriti lähedal maale. Aga võrreldes eelmise või 2 möödunud, sest superkuusid oli meil aasta lõpus ju mitu järjest, siis nad olid kuldsed. See kuu on meil eriti hele, eriti
eriti valge ja särav. See tema valgustusaste on väga intensiivne. On ta seotud jällegi paljude astroloogiliste joondustega. Meie planeedid ju joonduvad praegu, eks ju, hakkasime sulle sellest rääkima kuu loomise portaalist, et nad kõik tulevad kokku. Kõigepealt ühed, siis lisanduvad teised ja nüüd saab see rida täis. Ja meid jälgivad kõrvalt meie struktuuride loojad. Mis see tähendab meie jaoks? Et me oleme valmis võtma vastu neid suuri oodatud muutusi. Koostööpartnerid kogunevad. Portaal 111 oli väga tuline ja tõi meile lauale mitmeid tuleässasid, sauade ässasid. Mida see tähendab? Ja isegi ennem, kui see tulihobune, eks ju, kohale on jõudmas, ta ütleb meile, et see aasta, see maagiaasta, mis on siis alanud juba oma 3. päevas, on eriti kirglik, eriti loovust täis, uusi algusi täis. Need nõuavadki loovuse väljendumist, kire väljendumist, uusi ideid, uusi visioone. Et seda teha, on meil vaja tulla kohale, et osata kuulata oma keha, et saada lubada väljenduda sellel loovusel. Me oleme suunatud täna sinuga koos tegema ühe täiskuu meditatsiooni, kuhu me hommikul kirjutasime välja omale, sellepärast on meie alkeemiku päevaraamat, armas, ma näitan sulle, kes sa veel ei ole äkki näinud, on olemas meil loodud selline ajatu kalender, märkmik, alkeemiku päevaraamat, kuhu me kirjutame iga päev, nagu logiraamatut peame, oma tegevuste, oma tunnete, oma emotsioonide ja unenägude ehk siis nende öiste ajaliini rännakute, oma kehamasina seisundi ja tema muutumiste osas. Kõik see saab kajastatud logiraamatusse. Ja samamoodi tulevad siia need kanaldused ja tuli siia see tänahommikune meditatsiooni kondikava. Meil on siin 5 punkti kirjas, mida Raama soovitab meil läbida. Ja samuti me oleme siis suunatud vaatama üle pika aja seda meie kollektiivenergia pilti, eks ju, seda lugemist. Nii et vaatame, mida meile tahetakse näidata. Aga jaa, me alustame selle meditatsiooniga. Ehk siis me tulemegi siia hetke, kus see luna on kõige säravam, kõige valgustavam ja kõige toetavam selle meditatsiooni jaoks. Ükskõik, armas, millal see video sinuni jõuab, sest see energia on sinuni edasi antud ja kantud. Meie värvivalikud täna on põhjusega täiesti meie jaoks teist tooni, kui portaal 111 tõi meile selle aasta kollase, kuldse, valge, punase, kõik need tulevärvid ja päikesevärvid, siis tänane energia on just nimelt nendes külmades
jäistes, lumistes, vee õrnades toonides. Valged, hõbedased, hele sinised. Ja meie käes on meie lemmikküünal, mis on endiselt kuldset tooni, aga nii on. Teised küünlad meie ümber on kõik valged. Me leidsime kapist omale selga selle hallikas valge linase kleidi ja meie siiani kasutamata, kuid sügisel loodud beebihele sinise valge nagu lumise servaga kroonike. Kõik on loodud põhjusega ja igal asjal on oma koht. Võta nüüd endale lonksuke oma sooja jooki ja sea ennast mõnusalt kas istuma või pool lamama. Jälle mingid karvakesed on minu suus. Ja võtame ette selle juhatatud meditatsiooni. Ja kui sa oled valmis, siis hinga, armas. Hingame 3 korda sügavamalt sisse, nina kaudu sisse, suu kaudu välja. Kõhupõhja ja välja. Ja 3. kord. Lõdvestu. Aseta oma rinnale oma käsi. Kumb käsi sinul tahab minna sinu keskmesse, seda tunneb ja ütleb sulle sinu keha. Ja hinga siia keskmesse, kuhu sa oma käe asetasid. Ja tunne siin seda soojust. Siin on sinu hingekodu. Siin keskmes on sinu säde. Kui tahavad üles tulla erinevad tunded, ära hakka neid analüüsima, vaid luba neil lihtsalt olla. Ja nüüd näe enda pea kohal seda säravvalget ümmargust, suurt, naeratavat lõunat. Ta on nii hele, nii särav ja ta valgustab sind täielikult nii väljast kui seest.
tema valgustatus jõuab igasse sinu kehamasina peidetud nurka. Vaata seda, mis toimub sinu sees. Mis tahab sealt välja pääseda, mida sa oled seal kinni hoidnud. Võib-olla on olnud neid hetki möödunud aastas või veel eelnevalt, kus sa oled pidanud olema eriti tugev. Kuid oled tahtnud samal ajal tunda seda, kuidas sa oled hoitud. Siis nüüd hinga sügavalt sisse. Ja luba sellel vabaneda, mida sa oled kandma pidanud, tugevuses läbima olnud suunatud. Ja tunne, et sa oled hoitud ja kantud. Näe, kuidas need raskused, mida sa kandsid, lahustuvad selles säravas kuuvalguses. Nad lahustuvad nagu väikesed värvilised kristallihelbekesed. Ja sinu sees on nii palju rohkem ruumi ja kergust ja rahu. Täname Luunat, aitäh, aitäh, aitäh. Ja nüüd näe enda kõrvale liikunud hundiemandat. See hundiemand, kes tuletab sulle meelde, et sa oled piisav. Sa oled piisav ainuüksi oma kohaloluga. Sa ei pea kuuluma kuskile vägisi. Sa ei pea kellelegi midagi tõestama ega ennast ohverdama, vaid ainuüksi su kohalolu on piisav. Kinnita endale, ma olen piisav. Aitäh, aitäh, aitäh hundiemandale. Hinga ja teadvusta endale, et sa oled vesi. Üle 80% oled sa vesi. Ja Luuna juhib vett. Ja antud hetkes teeb ta seda koos vähiga. Ja vähk on veemärk. Vähk on see, kes juhib koos Luunaga meie emotsioone, mis teeb meid selles hetkes eriti tundlikeks, võib-olla eriti emotsionaalseteks. Ja jällegi
vaata otsa nendele emotsioonide mustritele, mis on sinuga kaua kaasas käinud. Kuid sa tunned, et nad ei teeni sind enam, nad ei kõla kokku sinu südamega. Ja hinga ja vabasta. Ära otsi neid algusi, kust need emotsioonid pärit on, mis ülesse on tahtnud tõusta, vaid luba neil olla ja minna nii, nagu voolav vesi seda teeb. Jõgi muutub pidevalt. Me ei saa ühes jõe vees mitte kunagi 2 korda käia. Lubame sama toimuda oma kehas, nendel emotsioonidel, mida me oleme kandnud endaga kaasas, ise teadmata, kust nad alguse on saanud. Ja tunne jälle, kui palju kergem hakkas sinu sees, kui palju helgem hakkas sinu sees. Nüüd täname ennast, et me oleme võtnud ühendust nii luunaga, kui hundiemandaga, kui vähiga. Teinud koostööd hingolendi ja tema kehamasina teadvusega ja aidanud tal muutuda kergemaks. Kinnita endale, nii on, ja teadvusta, et see protsess jätkub ka nüüd, kui sa oled sellest väljumas. Ja tule vaikselt välja, avama silmad. Ja tule tagasi siia. Aitäh, aitäh, aitäh. Me võime oma paksu raamatu eest ära tõsta, me ei pidanud isegi kordagi sinna piiluma. Imeline juhatus on Luunal olnud tänases päevas ja me oleme selle eest jällegi eriti tänulikud. Joome, armas. Ja kuna see alanud aasta saab olema järjest, kiirendatud, nagu me oleme sulle juba seda jaganud, siis need kohale tulemised, need meditatsioonid, me oleme järjest rohkem neid suunatud sinuga tegema, ja kordame jälle ka siin, et kes sa meie vaatajatest seda ise veel ei tee, siis sul on võimalus meiega liituda 3 korda nädalas sulle sobival päeval, teisipäev, reede ja pühapäev kell 8. Mitte midagi ette valmistada ei ole vaja, vaid lihtsalt lingile vajutada, astuda sellesse Zoomi kohalolu aknasse, kus ei toimugi mitte midagi muud, kui samamoodi võib olla juhendatud olemine ja enamasti lihtsalt olemisse jäämine. Selle tähtsusest me rääkisime juba portaalis 111, aga niikuinii kordame sulle ikka ja jälle.
see on see, mis annab meile võimaluse lubada vastu võtta kõiki neid uusi energiaid, mis meie poole saadetakse. Tänasel ööl jälle päike tegi võimsa, ta tegi ülivõimsa plasmaplahvatuse. See õnneks või kahjuks, me ei tea seda, ei tulnud otse maale, vaid läks kagusuunas maast mööda. Mis ei tähenda, et need energiat meid ei mõjuta, eks ju. Me värskelt läbisime geomagnetormi, see oli G1 tugevusega, see jäi meie öösse ja seda valgustormi tuleb meile endiselt. Meie äpp ei näita kõiki neid näitajaid, mida päike meile saadab. Ja ta näitab neid reaalajas, mida mõõdetakse siis erinevate jaamade poolt. Nii et reaalajas toimuvaid asju on sul võimalus ka ise jälgida läbi meie ülestõusu äpi. Ja ta salvestab need juhtumid, mis on toimunud ööpäevas ja näitab ka ajalugu viimaste päevade kohta. Ainult need tugevamad, sest muidu oleks see äpp täiesti omadega metsas, sest seda informatsiooni, mida tegelikult praegu välja mõõdetakse, on tohutult palju. Samal ajal on välja tulnud ka need saladused, eks ju, need varjatud saladused, mis meie eest on varjatud olnud sajandeid. Ja ka see, et plasma kui selline on täiesti olemas ja plasma on just see ju, millega Nikolai Tesla töötas, mida on tehtud viimase 100 aasta jooksul, mida on tehtud viimase 1000 aasta jooksul, on varjatud ju meie eest väga tugevalt kõiki vaba energia väljendusi ja samamoodi ka plasma olemasolu. Plasma on see, mida osad meist on võimelised oma silmaaparaadiga nägema. Mitte kõik, aga osad. Ja see on siiani tunnistatud siis ebanormaalseks nähtuseks, siis tänaseks see enam ei ole ebanormaalsus, sest seda esineb järjest rohkem. Ja neid plasmakogumikke oskavad näha ja salvestada ka meie abivahendid, kellega me koostööd teeme, need telefonid ja kaamerasilmad. Ja selliseid põnevaid uudiseid ja avanemisi on meie ümber igas päevas tegelikult. Et see, mis on olnud varjatud, ei ole enam varjatud. Rauvo ütleb, sellepärast me ka loeme seda energiat siin sinuga, sest see ei ole varjatud. See energiapilt on meile kõigile nähtav, kes me oskame seda näha ja lugeda. Just nii. Ta ütleb, et me hakkame neid sõnumikandjaid lahti laotama, sest see võtab meie jaoks ka ju natukene aega. Me segame samal ajal edasi, räägime suga sellest, mis tahetakse edasi anda. Selle portaali 111 saate lõpus selgus nii mõndagi, eks ju. Selgus, et aastavahetus tõi väga palju hoiatusi. Tõi ta just nimelt hoiatusi kohalolu suhtes. Tähelepanu siin ja praegu hoidmisel.
sest sellega oli seotud see järjekordne kõritakistus. Need tekivad alati siis, kui me hakkame tegema mitut asja korraga. Mitte ei ole hetkes. Seni, kuni me tegeleme närimise ja söömisega, seni neid asju ei teki. Kui meie tähelepanu saab hajutatud, on see väga kergelt juhtuma. Samamoodi tõi see tuli meile selle hoiatuse siia aastasse, sellesse kohalolusse. Kes sa nägid seda portaali, sa nägid, kui kiiresti need asjad toimuvad. Vaata üle kõik oma küttekolde ümbrused. Ja teadvusta, et 15 minutiga võib pilt väga oluliselt muutuda. Leegist oli hetkel väga vähe puudu. Kui sul on lahtine tuli, ehk siis sa ei ole pannud veel siivreid kinni, ära mine kodust ära. Sa ei tea, mis vahepeal võib juhtuda ja sul ei ole kohta, kuhu tagasi tulla. Need on vanad tõed, aga neid tuletatakse meile meelde. Kui me ei oleks ise siin ruumis olnud praegu, siis oleks see tuli lahti olnud. See puudutab kõiki, kellel on tegemist ahju ja kamina küttega. Ja meie lugemine algab pimedalt. Kõik on hästi. See koostöö, siin all on müntide 3. See koostöö selles kolmainsuses on see, mis meid edasi viib. Ehk siis, kui puudub see kommunikatsioon, ma saan aru juba, et ta viib järjest meid tagasi siia 111 portaali ja ütleb, et see kõik on omavahel seotud, sest varsti me oleme 111 portaalis ja 11. jaanuar ja aasta number 1. Meil on järgmine portaal, milles on 1111. Me hetkel ei tea, mida ta tahab sellega öelda, aga ta ütleb, et kõik see on seotud omavahel. Väga põnev, eks ju? Nii, me võtame järgmised kaardid. Sest me laome siia 2 kihti välja. Oi, te olete nii kanged võrreldes teistega. Ja mina olen nii sült sellest meditatsioonist kuidagi. Kuidas sina ennast tunned peale seda meditatsiooni? Ma tunnen, et ma olen voolav. Ma olengi voolav, kui kirjeldada praegu seda tunnet. Ja hakkasime ennem ütlema, see juhatus on olnud imeline täna hommikul Luna poolt. Et sahk tuli täpselt siis, kui me läksime oma lumelabidaga välja teed tegema. Ja kui sahk oli ära käinud ja tibutee juurest tulime välja, sõitis hoovi peale kuller ja tõi sabade toidukasti tuppa ära. Muidugi olin ma suurimas tänulikkuses selle juhatuse eest. See tasakaal, see tänulikkus ja siin all on meil Lovers. Kaart number 6 suurtes saladustes ehk suures arkaanis.
väga ilus algus energeetilises pildis, eks ju. Ja nüüd tuleb siia nõiataro väikesed selgitajad. Huvitav, miks ma ütlesin, et see on nõiataro. See ei ole ju nõiataro, see on Grand Taro. Ja näed sa, need ta paneb praegu õiget pidi, viskab kohe õiget pidi kõik kaardid. Ja isegi ajab segamini järjekorda. No mida ta üllatab meid siis? Raama, mis sa üllatad meid? Nii. Ja. Okei. Nii. Nii. Ärge maha kukkuge. Ärge maha kukkuge, palun. Tule tagasi. Tule tagasi ja siia. Nii. Okei. Ja meil on keskelt puudu 3 kaarti, nagu sa tead. Meie päikesetoetus, kuutoetus ja see oli meil päike, see oli meil kuu. Teie olete õiget pidi ja meil on tulem. Imeline. Kõik enamus pildist on siiamaani nähtamatu ja pime, aga meile on antud juba vihjeid, eks ju. Meile on antud vihjeid. Kui tore see on. Algame siis algusest peale. Vau. See seis, kus me oleme. Luuna tahab öelda, nii, Luuna tahab öelda, okei, Luuna tahab öelda. Luuna tahab öelda ja võtab sõnad juba, ma pidin pidurdama sõnad, et võta kaardid ka. Aitäh, Luuna. Need, okei. Nii, Luuna tahab öelda 4 sõnumit on meil siin. Et mitte midagi ei ole kivisse raiutud. On aeg hingata ja on aeg hingata, sellest me juba rääkisime. Ja see enesekindlus, see puudutas seda meditatsiooni, sa oled piisav, eks ju. See sinu sisemine enesekindlus ilma igasuguste maskideta on see, mis viib sind edasi ja viib sind edasi kuni võiduka lõpuni. Sest küllus ootab meid kõiki ees. Nii, ja nüüd Luuna lubab mul rääkida seda, mis tahtis ennem hakata tulema. Ta ütleb seda, et sa tunned endas seda selgust ja kergust, et kui see oli üks osa meditatsioonist ja sellest põhjusest, miks me seda olime suunatud tegema, ja sa saad seda korrata ja korrata. See emotsioonide ralli, millest me oleme läbi tulnud, see saab täna suletud. Seda segadust edaspidi meie teel ei ole. Vaid edaspidi sellel ajaliinil, kus sa meiega koos edasi liigud, on sinu sees
selgus ja kergus. Ja isegi kui tahab tulla midagi ülesse veel minevikust, ta näidatakse sulle. Ja sa vabastad selle. Ilma segaduse tekkimiseta enda sees. Seda emotsioonide rallit, mida vähk kui väga emotsionaalne märk on eelmisel ajaliinil meil kõigil käivitanud, toonud ülesse palju nuttusid. Need teemad on lahendatud. Need liinid on meie jaoks lõppenud, need uksed on sulgenud, need uksed ei avane enam meie jaoks. Sest me oleme täiesti uue sageduslikul ajaliinil. Siin ei ole neid teemasid enam, siin ei ole neid tundeid, siin ei ole neid emotsioone. Sellega tegeles möödunud ajaperiood. See kohalolu vajadus, kerguse loomise, teadvustamise, et sa oled vastuvõtja kerguses ja rõõmus. See on see, millele me oleme jah-sõna andnud. Ja sa küsid, aga kui tulevad need tunded peale, siis esitadki küsimuse, kas see on veel mingisugune manipulatsioon või mõni test. Sellel ajaliinil sul enam neid ei ole. See tähendab, et sul on veel vabastada midagi enda seest. Aga sa tunneta, et need tunded ei ole enam sellised segased, vaid ka see teadvustamine, et midagi toimub, on seotud selgusega. See energia, näed sa, see tuli ennem ära öelda, ma nägin juba ju neid kaarte. Siin ja praegu, see tõeenergia, see mõtete selgus, see ülestõusmine, mis meie sees toimub, see praegu kinnitab täpselt, et me oleme astunud uuele ajaliinile selles tões, olemises maiselt. Müntide 7 ei torma, vaid on olemises, oma selguses, mõõkade äss ja usalduses nende muutuste ees, see ülempreester. Mis toimub illusioonis? Tead, ma olen sõnatu. Ma näitan sulle. Müntide 7 ja mõõkade äss pea peal. Ja kuu. Luna, kes valgustab. Luna, kes valgustab seda, mis on varjatud illusioonis. Illusioon peidab veel tõde. Aga seal ei toimu tormamist. Ka illusiooni maailmas on seisak ja Luna valgustab kõike seda, mis on siiamaani varjatud. Ehk tõde tuleb järjest välja. Wow. Reaalsuses see
emotsionaalne täiskuu ja selle tähistamine, seda me ju siin praegu teeme üheskoos, eks ju, kogukonnana. See on karikate 3, see on see ühise rõõmustamise energia. Ja kõikide võitluste lõpetamine, tõestamiste lõpetamine, selle ühisuse tunnistamine. Need teelahkmel olekud, eks ju, see sisemine võitlus, selguse otsimine. See on individuaaltasandil igaühes käimas. Seda me tegime praeguses meditatsioonis. Selle särava kuu all ühiselt. See on see võitluse või treeningu kaart. Seda ei ole. Me kõik oleme piisavalt neid asju, mida meil vaja on sellesse hetke jõudmiseks juba läbinud. Me oleme õppinud ja treenitud, et astuda edasi. On aeg rõõmustada selle üle, millised on kollektiivi kõige suuremad hirmud antud hetkel. Need sõnumid, siin on seesama karikate 3 pea peal. Hirm rõõmustamise ees, hirm uue alguse ees, narr on pea peal ja hirm oma sisemise tõe ees. Aga armas kollektiiv teab, et see ju on ajutine. Kuidas ta saab sellest välja tulla? Oh my god. Ma olen eesti keeles sõnatu, speechless. Sest siin on meil see uus algus ja siin on meil emotsioonide prints. Kõik see jutt, mida Luna siia ette rääkis, see emotsioonide ralli, mis on lõppenud meie jaoks koos vanast maailmast teadlikult väljaastumisega, mitte materiaalsuses, vaid sinu energeetilises mõistes. Kui sa ei toida enam seda vana maailma mustrit, saad sa vabaneda oma hirmudest uute alguste eest, sest sa teadvustad, et uus algus on sinuga. Ja sina oled oma emotsioonide eest vastutav. Kuidas sa saad neid õppida valitsema? Läbi olemise. Läbi rahusse tulemise. Läbi raskuste vabastamise. Ja see universumi toetus sinu kehamasinale on tagatud selle uue algusega koos. Selle koha peal, kus meil öeldakse, keda või mida sa saad hetkel kõige rohkem usaldada, näitas ta meile juba välja maagi. See maag ja need järgmised. Minu emotsioon käivitas Miilo. Need järgmised kaardid, keda sa saad usaldada.
seda tasakaalu inglit. See ingel number 14. See alkeemik sinu sees. Maagiga koos, eks ju, see on alkeemik, see oled see sina. Ja siin on meil kaart 11, sauade 4. Võtame need sauad, see tuline kirg sinu sees, mis aitab luua kogu seda uut algust, millesse me oleme suunatud. See on see õnneliku kodu, rõõmu ja õnne kaart, kogukondade loomise kaart. Seda saad sa usaldada, ehk siis seda alkeemikut endas, kes ühineb teiste alkeemikutega. Mis tervendab? Siin on mul ka spikker juba peal, siin on korduv lovers. Mis tervendab kollektiivi? See tasakaalu jõudmine. Igaüks meist on suunatud looma tasakaalu endas. Ja mis meil on siin peidetud? Iseseisvus, müntide 9, enese usaldamine, see teadmine, et sul on hetkes alati kõik see, mida sul on hetkes vaja. Puudusteadvust ei ole olemas. Ainult siin ja praegu on olemas. Ja kui sa oled selles hetkes, kus puudusteadvus tahab tulla ja karjuda sulle midagi, lülita ennast hetke ja vaata, millega sa tegeled või mida sa mõtled. Ja veendu, et sul on kõik vajalik olemas. Ja kui sul tegevuse jätkamiseks on vaja midagi, mida sa hetkes ei näe, siis sa juba tead ka seda, et see on käeulatuses. See on sinu energia väljas. Sul on vaja lubada tal endale ligi tulla. Mitte teda taga ajada, vaid need lahendused tulevad järjest kiiremini sinuni. Müntide 9 ja mõõkade rüütel. Mõõkade rüütel on hästi kiire energia liikumine. Need on need lahenduste, tõe, vastuste kiired ligitulemised. Kui sa hoiad tasakaalus ennast, toimub kõik väga kiiresti. Kõik need tervenemised ja lahendused. Millest on meil veel vaja vabaneda? See spikker, mis siia kukkus peale, on karikate 4. Need on need emotsioonid, millest me just rääkisime alguses, eks ju? Mille olemasolu ega algust me võib-olla ei teagi ja ei olegi tarvis teada. Ei ole vaja neisse kinni jääda, vaid neid näha. Siin on meil all 20, 10 ja mõlemad on pea peal. Puudusteadvusest on vaja vabaneda. Müntide 10 ja karikate 10. 2 imelist kaarti. See energia keerab ennast õigeks, kui sa vabaned sellest puudusteadvusest, et sul on midagi puudu. Kas materiaalselt või emotsionaalselt. Kehtib seesama, kuidas terveneda jutt. Siin ja praegu. Seni, kuni sa mossitad, see kaart on meil õiget pidi, seni, kuni sa mossitad ja arvad, et ei ole võimalik, sa lükkad neid karikaid järjest endast eemale, eks ju.
kui sa lõpetad selle mossitamise ehk vabaned sellest puudusteadvusest, saab kõik sinu poole liikuda. Kõik, millest sa oled unistanud või mida sa oled soovinud. Ja seda siis palju suuremalt kui see väike materiaalne maailm 3D maatriksis. Me ei tea, mida me ei tea. Me ei tea, mis meid ees ootab. Millised ulmeliselt imelised lahendused on meie poole teel, kui me oleme valmis neid vastu võtma. Me teame seda, et me tahame tunda ennast kergemini, külluslikumalt kui kunagi varem. Ehk siis kõik see, mida me oleme siiamaani nende silmakestega näinud või nende käekestega katsuda saanud, ei ole see, mida me ootame vastuvõtmises, eks ju? Kas tegemist on uute energia väljendustega? Oleme sulle rääkinud, me ootame seda hetke, kus meie pildis ei ole neid poste ja kaableid. Ma usun, et see pilt võib muutuda juba sellel või järgmisel aastal. Need muutused saavad olema praegu väga kiired, kui vaba energia vabaneb. Kus me ei sõltu enam nendest arvetest ja nii edasi ja nii edasi. Samamoodi meie transpordivahendid, eks ju, me oleme sulle viimaste aastate jooksul rääkinud. Need on muutumises. Me teame täna juba, et erinevaid liikumisvahendeid on inimese jaoks juba. A la drooni moodi. See tähendab kiiremat, kergemat liikumist aegruumis. A la erinevate mullide moodi on olemas juba lendavad autod. Lubame nendel müstilistel asjadel väljenduda, mis kergendavad meie communication'it, meie ühisuste loomist ja ühenduse hoidmist. Mida me loome ja soovime, manifesteerime, reaalsusesse kutsume, siin on tasakaalu ingel meil peal. Ja mille peal ta on? Ta on kõik see jutt, mida me just rääkisime sulle. Siin on müntide kuningas. Oleme need head vastuvõtjad, hoolitsedes oma materiaalse kehamasina vastuvõtlikkuse eest. Lubame me uuel materiaalsel maailmal avalduma hakata. Lõpetame vastuseisu kõigele sellele, mida meile on tahetud tõe pähe väljendada. Ärme hoiame kinni vanast, vaid lubame uuel tulla. Edasi on meil siin vihje tulekuningalt, sauade kuningalt ja ulmeline sõnum, mis toob meile rahu meie südamesse. See enesekindlus, kui hingolend on tasakaalus, on ta väga enesekindel ja ta on ettevõtlik ja ta on loov, ta on kirglik, mis toetab teda. See tasakaal, kas sa näed neid sünkroonsusi, neid samm-sammult kinnitavaid sõnumeid ja kordavaid, ehk siis üks hüüumärk annab edasi teadepulgad teisele. Ühest sammust teise nad kordavad oma sõnumeid. Järgmine tasakaalu ingel.
Sinu tasakaal on kõige tähtsam edasiliikumine. Siin on hobuse seljas kiire edasiliikumine, tuline ja usaldus. Ülempreest rinna. Sinu sisemine tasakaal ja kommunikatsioon selles kolmainsuses, millest me alustasime. Vau! Ma tõstsin praegu selle kaardi üles ja selle all on omakorda Lovers. Ehk siis selle portaali, selle luuna ja hundu ja vähi sõnum on niivõrd konkreetne. Kõige tähtsam asi meie jaoks on meie sisemine tasakaal. Selle hoidmine ja usaldamine. Usalduses uue energia vastu võtmine, mida me saame siis teha teadlikult ja olemises, lubades väljenduda endast kõigel sellel, mis tahab väljenduda. Ja Hermit. Hermit tuleb ja ütleb päikesele. Päikese koha peal on meil suur ja uhke hirv, mis on võidukaart. See on sauade kuus, jällegi tuline võidukaart. Väga läheb kokku selle tulise kuningaga, eks ju. Ja hingetaro sõnum, edu ja triumf. Päike tagab meile selle edu ja triumfi, eks ju, selles edasiliikumises. Kui kõik see eelnev on sulle kohale jõudnud ja sa saad aru, miks ja mida sa teed. Luuna omakorda, see reaalsuses olnud mõõkade kaks. See sisemine selgus. See on seotud silmadega ja siin on meil sisalik. Jah, sisalik, mitte salamander, sisalik. Need otsused ja suunad. Miks on siin sisalik? Sisalik on kahepaikne. Luna juhib meie tähelepanu sellele, nagu meditatsioonis, see emotsioonide voolavus, kerguses ja selguste ja otsuste tegemine. Sisalik voolab kerguses oma 4 jalakesega. Ta ei astu, ta voolab. Ta on valmis loobuma sabast, et edasi liikuda sihikindlalt. Ja tulem on müntide 10, on see alligaator, kes on üks neist, kes on pikema aja sellel planeedil veetnud ja vastu pidanud erinevatele tingimustele. See on stabiilsus ja vastupidavus. Tagab siis selle küllusliku elu edasi sellel planeedil. Ja mida Hermit tahtis siia juurde lisada? Kõik tegevused, mis on seotud sinu kehamasinaga, võta enda juhtimise alla. Ehk iga kütus, mida sa endasse tangid. See oli ka 111 portaali lõpusõnum. Seda me hakkame kordama sulle, kuna meid on, eks ju, läbi nende erinevate kütuste nüüd veetud selle kehamasinaga, siis need näited autode pealt.
ära palun jää kinni kuskile. Kui sul on antud informatsioon, et üks dieet siis selles mõttes, et üks toitumisviis on inimese jaoks ainuvõimalik ja parim ja sa jääd sinna kinni teadmata ja tundmata oma keha, siis sa võid endale väga palju liiga teha. Olles läbinud tänaseks kõikvõimalikke dieete ehk olnud segatoituja, olnud vegetaarlane, olnud toortoituja ja olnud lihatoituja. Sinna vahele jäävad veel kõik nende omavahelised segud, eks ju, ketod ja muud asjad, Atkinsid. Läbinud erineva pikkusega paaste, siis kui ühed autod sõidavad bensiiniga, millel on number 95, siis ometigi teised on tehtud sõitma numbriga 98. Nad on mõlemad autod. Me oleme inimolendid. See kehamasin on inimolendi sõiduvahend. See kütus ei pruugi olla meile kõigile ühtemoodi sobiv, nii nagu autodele. Kolmandad autod sõidavad diisliga. Ühe jaoks sobib 100% võib olla vegetaarlus. Teise jaoks ei sobi see mitte kunagi. Edasi on loodud hübriidautod, kes sõidavad kas bensiini ja gaasiga või elektri ja vedelkütusega. Hakkad sa juba aru saama, samamoodi on sinuga. Meie oleme tänaseks jõudnud sellesse hetke, kus me põhiliselt toitume loomsest valgust ja rasvast. Täielikult oleme me välistanud kõik suhkrut, sest neid meil tõesti vaja ei ole, mitte kellelgi. Need on meile 3D maatriksi mängu poolt antud, et meid hoida haigetena, et saada meilt madalat energiat. Ehk siis need suhkrud ja need süsivesikud, mis olid mängumustri poolt, need on kõik välistatud täielikult. Kõik masinaõlid on välistatud täielikult. Meil on alles kodus neitsiooliivõli ja kookosõli. Mis juhtudel me neid kasutame, ma hetkel ei tea, aga nad on alles. Meie loomse toidu kõrvale, see tähendab siis puhas loomne valk. Sinna alla lähevad nii ilma eedeta puhas värske liha, metslooma või kodulooma või linnu või kala, mitte kasvanduskala. Muna, toorpiim, tööstusest me tarbime hetkel võid, meie kehamasin saab sellega hakkama, meil ei ole sellega probleemi. See ei pruugi olla sinu jaoks nii. Toorvõid hetkel ma kuskilt kätte pole saanud ja ei näe sellega vaeva, sest või sobib. Toorpiima joon ma praegu ja soojendan teda kehatemperatuurile, endiselt mitte kindlasti külmalt, eks ju. Külmalt tarbin ma sülti ja võid. Rasva tarbitakse külmalt, ta omastub kergemini. Taimsest on tulnud meile või jah, me ju proovisime teda ja oleme edasi nõus tarbima avokaadot ja puuviljadest antud hetkel on ikkagi valikus vaid see kreip, see mõrkjas, mõnus kreip, mis meile väga meeldib ja mille suhkrusisaldus on kõige väiksem.
kui tuleb meie juurde ise aiaõun, mida meile ka kingiti pööripäeval, siis need said ükshaaval ära tarbitud ja ükshaaval põhjusega, et jällegi tunda seda tulemust. Mida teeb kehas suhkur? Ja teine sõna on need oksalaadid, eks ju, mäletad? Me rääkisime sulle nendest. Kui keha on puhastunud oksalaatidest täielikult, siis muutub sinu jaoks kõik. Seni, kuni sa ei ole nendest vabanenud ja eedest ja kõigest muud, siis on vabanemisega veel palju tegemist. Puhastumisega. Meie kofeiinivaba elu on, eks ju, kestnud nüüd päris pikalt ja see sigurikohv, mida me tarbisime siis kuid, on nüüd vahelduv. Kas me teeme omale hommikujoogiks selle sooja sigurikohvi või me teeme endale kofeiinivaba kohvi ja valinud oleme selleks Lavazza kofeiinivaba kohvi. Ta on hirmkallis, 12 eurot viimati, kui ma ostsin, aga ta annab mulle mu naudingu ja tema jääk ei ole liimine nii nagu see, mida ma ostsin Lidlist. Ehk siis see Lidli kohvipaks muutus liimiks, ma kirjeldasin sulle. Lavazza ei muutu. Vot sellised valikud on praegu meie toidulaual toimunud. Muna söömine on läinud väga palju vähemaks. Viimase paari aasta jooksul me sõime 5-8 muna iga päev, siis antud hetkel ma praktiliselt eraldi muna ei olegi teinud, vaid ma teen neid kuldkuklikesi või kohupiima, hapupiima, piimapulbriga ja munaga selliseid pehmeid pätsikesi. Sinna ma lisan psülliumit. Ta teeb selle massi paksemaks ja tuleb jällegi üks imeline kuklikene, siukene pehme. Nii et need on nüüd sellised leivaasendajad siis meie jaoks, mis meie oleme leidnud. Kui sind huvitab, mul on muidugi kõik need retseptid sulle anda ja jagada, osad neist on jagatud. Aga kroonikas on nad mul tavaliselt kirjeldatud kõik. Ehk siis pööra väga suur tähelepanu oma kehamasinale. See muutus kiireneb, mida me ka ju tõdesime seal intensiivis EMO-s olles, et inimesed tulevad sisse suur erroritega, eks ju, kehamasinad lihtsalt ütlevadki ülesse ja erinevad asjad väljenduvad. See iseendaga olemise tähtsus kordub meile, siin on uuesti see mõõkade 2, see selguse hoidmine enda sees, mitte segaduses edasi liikumine, mis on tegelikult toetatud siis Luna ja energiate poolt. Jälle kordab 2, 2, 2, 2, seesama mõõkade 2. Ja müntide äss. Avatus kompromissidele, mitte kinni jäämine vanadesse mustritesse. See on see sõnum, mida Hermit sulle kaasa annab. Avatus kompromissidele. Kui sa oled mingisuguste põhimõtetega ennast hoidnud teatud toitumisstiili juures, oma kehamasinat tegelikult vaevates, tegelikult võib-olla näljas hoides, eks ju, sest et see muutus, see 2,5 kuud, kus me sõime täis rakke ja siis langes söömine ja isud kõik olid kadunud.
kui rakud vabanevad kõigest sellest, mis neid enam ei teeni ja nad saavad kõik selle, mis neid teenib, tervenevad nad ja hakkavad tööle vastavalt nendele uutele koodidele. See on see, mis selles kookonis liblika jaoks toimub. Ta muutub selleks vedelaks olluseks. Ussikene muutub sültjaks olevuseks ja siis saab sealt moodustuda see liblikas. Me kõik läbime vot just seda kookoni etappi. Ja need otsused 2, 2, 2, 2. 7, 7, 7, 7. 1, 1, 1, 1, 10, 10, 10. Sünkroonsuste laud. 3, 3, 3, 3. Ära jää kinni ka nendesse peremustritesse, mis sind enam ei teeni. See oli see tagurpidi karikate 3. Kordub siin, et see pere, ma ei meeldi sellele perele. See hirm tuleb sul lahti lasta. Hörmit kordab jälle ja toob siia välja meile juba mitmenda 3. See on koostöö. Esiteks sinu 3 ainsuse ja siis nende hingolendite vahel, kellega sa oled kokku suunatud. See täiskuu juhatab meid kõiki. Hörmit ütleb, et kõik. Kas meil on midagi veel vaja siia lisada? Ma arvan, et ei ole. See on olnud üks imeline sünkroonsuste säras toimunud portaal ja ma arvan, et kõigest sellest on küll ja rohkem veel. Kohtume üsna pea, armas, järgmise korrani. Aitäh sulle, kes sa meid toetad, kes sa tellid meie uudiseid endale. Aitäh, kes sa paned laigi, aitäh, kes sa saadad meile oma vahendeid. Aitäh, aitäh, aitäh. Teeme kõik, mis meie poolt on võimalik. Namaste.